jah, kena, sõidame. Tere veel kord, Hennessy Schmidt ja aitäh esinemast TalTechi Tahad alustama uuesti, tahad sa mu nime õigesti öelda või? Kuidas see siis on? Hennessy. Et mitte nagu see alkohoolne jook, aga... Ja ma nagu pool ajast nagu parandan ja siis pool ajast ei paranda. Okei, ei väga hea. Õppida mulle meeldib. Proovime siis uuesti. Tere, Hennessy Schmidt. Aitäh osalemast TalTechi Business Forumil. Laval oli teemaks heategevus, aga ka selles heategevuse nii-öelda rägastikus navigeerimine, meie enda harjumuste tagajärjed ja ka hoopis teistsugune elu kui see, millega me siin võib-olla harjunud oleme. Kui iseseisvate kogukondade loomine käis läbi ja just see mõte, et seda võiks teha sellise lühiajalise abi asemel, päris paljud ilmselt meenub see metafoor abivajajale õnge või kala andmise kohta. Et miks me selle justkui väga loogilise lahenduseni alles praegu jõuame? Tead, ma esiteks vist ei julge nagu võtta seda, et mina ainukesena seda teen või et selleni ei ole varem jõutud. Küll aga ma mingi hetk otsisin ja ma väga ei leidnud neid. Ma usun, et inimesed vast kusagil ikkagi veel teevad selliseid asju, aga ma usun, et see ei ole kuidagi nii populaarne või et ma ei oska sulle täpselt öelda, et kogu see arenguabi ongi üsna keeruline teema algusest peale olnud, kui see kunagi välja mõeldi, kui seda tegema hakati, see on väga palju ka kurja teinud ja ma usun, et see on jällegi inimlik, et tihtipeale me püüame teha head, teadmata tagamaid, teadmata, mis need tagajärjed on ja ma usun, et see on inimlik sellest õppida ja ma usun, et maailm praegu on liikumas ka rohkem sellise terviklike lahenduste poole ja kuidagi, vähemalt minu enda jaoks tundus see loogiline, et otsida just ka heategevuses sellist nagu terviklikku lahenduste süsteemi. Ja tõesti ma toona, kui ma neid ise kuidagi otsisin, siis ma ei leidnud, et ma nägin, et keegi tegeleb ühe asjaga, keegi tegeleb nagu teise asjaga ja need ka hästi suured firmad või ettevõtted, kas nende kohta saab firma öelda, aga et need organisatsioonid tundusid hästi kauged ja kui ma püüdsin ka oma kohalikku kogukonda suunata nende poole, siis nad ütlesid, et seal on nagu võimatu kedagi nagu kätte saada ja et see abi, et see on kuidagi nii kaugel ja kogu see bürokraatia, mis seal ümber on. Et mulle kuidagi on lihtsalt tundunud see loogiline ja ma olen kuidagi oma sisetunde pealt teadmata üldse, kuhu ma välja jõuan, hakanud mingit asja kuidagi ehitama ja see on lihtsalt kuidagi jõudnud sinna, see tundub mulle kuidagi mõistlik lahendus just kuidagi terviklikult seda asja vaadata. Aga kui me oleme selle poole liikumas, mis on ju tendentsi poolest väga tore, et räägiks sellest usaldusest, et kuidas tekitada seda usaldust, kas siis ebaausate või lihtsalt natuke küsitava läbipaistvusega organisatsioonide kontekstis, kuidas seda luua ja teistpidi see abi andja, kuidas seda kontrollida võiks? No see vist on kõige keerulisem küsimus, et ka ma olen natuke võib-olla imelik inimene, et ma nagu lähengi loogikale vastu ja oma lihtsalt kuidagi sisetunde nagu teed pidi. Ja mulle ka kõik ütlesid, et ära tegele selle kogukonnaga, kelle sa sealt Instagramist leidsid, et ilmselt on petuskeem ja mul lihtsalt oli mingisugune tunne sees ja tegelikult pärast, kui me vaatasime, siis seal Google Maps'is saab vaadata, et palju seal kohalikke neid organisatsioone, neid heategevusorganisatsioone just on seal samas linnas, mis on üsna väike linn, et seal oli neid 19 tükki ja 18 nendest on skämmerid. Et millegipärast ma sattusin ühe nagu ausa tüübi otsa, et oleks võinud ka hoopis teistmoodi minna. Me nüüd oleme vahepeal, erinevad inimesed kirjutavad mulle, et nad on kedagi aitama hakanud seal lähedal, et kas ma saaksin selgeks teha, et kas nad siis on ausad või mitte, et me oleme vist ühe ausa veel leidnud sealt, kes on mingi hetk alustanud, aga see ongi väga keeruline leida, sest et need petuskeemid on väga arenenud ja mina ise tegin lõpuks niimoodi, et kui me hakkasime esimesi abistavaid asju seal tegema, siis ma saatsin ette teatamata ühe kohaliku inimese sinna, kes vaatas, kas kõik asjad seal on olemas, et see oli üks nagu väheseid viise. Ja lõpuks ise koha peal käimine, aga mulle tundub, et see lahendus ongi see, et neid asju ei saa ajada siukse pika vahemaa tagant läbi paberimajandust ja asjad, et kui sa lähed ise koha peale, siis sa näed, et kas seal on midagi või ei ole ja kui sa ise inimestega suhtled ja mulle tundub, et võib-olla see heategevus ongi liikunud liiga kaugele inimesest ja selle tõttu on ka igasugused usaldusprobleemid tekkinud, kuhu see raha läheb, et nüüd peabki inimesele lähemale liikuma ja ikkagi inimese vaheline otsene suhtlus on see, ma arvan, mis saab seda usaldust tekitada.
suur aitäh, Nessi Schmidt, TalTech Business Forumil osalemast ja selle kiire intervjuu eest. Aitäh!